See on Issanda suur heldus, et me pole otsa saanud, sest tema halastused pole lõppenud. Need on igal hommikul uued, sinu ustavus on suur. Issand on mu osa, ütleb mu hing, seepärast loodan ma tema peale. Uurigem ja proovigem oma teid ja pöördugem tagasi Issanda juurde. Tõstkem oma südamed ja käed Jumala poole taevas. Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule. Kui alguses oli, nüüdki on ja jääb igavesest ajast igavesti. Amen. Issand, olgu teiega. Palugem. Issand Jumal, me täname sind armu ja pikameelsuse eest, millega sa meie maad ja rahvast oled kandnud. Juhi meie rahvast ka edaspidi oma vaimuga, et me käiksime õiguses ja rahus. Ühenda meid sõna kuulmises ja palves sinuga ja üksteisega. Aita meil kasvada tarkuses ja Jumala kartuses ning sind alati ustavalt teenida. Seda palume sinu Poja, Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi. Amen, amen.
ma tõstan oma silmad mägede poole. Kust tuleb mulle abi? Abi tuleb mulle Issanda käest, kes on teinud taeva ja maa. Ei ta lase su jalga vääratada, ei su hoidja tupu. Vaata, ei tupu ega jää magama see, kes Iisraeli hoiab. Issand on su hoidja, Issand on su varjaja su paremal käel. Päeval ei pista sind päike ega kuu öösel. Issand hoiab sind kõige kurja eest, tema hoiab sinu hinge. Issand hoiab su minemist ja su tulemist nüüd ja igavesti. Aamen. Matteuse pühast evangeeliumist lugemine. Palun tõuskem püsti, kes saab. Pangem seda tähele. Jeesus astus nüüd paati ja ta jüngrid läksid temaga kaasa ja vaata, järvel tõusis suur torm, nii et lained katsid paadi. Aga Jeesus magas ja jüngrid tulid ta juurde ja äratasid ta üles, öeldes, Issand, aita, me hukkume. Tema ütles neile, miks te olete nõnda arad, te nõdrausulised. Siis ta tõusis püsti, sõitles tuuli ja järve ning järv jäi täiesti vaiksed. Inimesed aga imestasid, öeldes, kes ta siis selline on, et ta isegi tuuled ja järv kuulevad tema sõna. Aamen. See on Jumala sõna.
Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt ja meie Issandalt Jeesuselt Kristuselt. Tänase jutluse mõtete aluseks on seesama evangeeliumi kirjakoht Matteuse evangeeliumist, mida just äsja kuulsime, kus Jeesus on koos jüngritega tormisel järvel ja kirjutab Matteus: Jeesus astus nüüd paati ja ta jüngrid läksid temaga kaasa ja vaata, järvel tõusis suur torm, nii et lained katsid paadi. Aamen. Võime võtta istet. Selles üsna tuntud piibliloos leiab hästi kirjeldamist inimeste hirm tundmatu ees. Jeesus ja tema jüngrid on paadiga järvel. See ei ole sugugi tundmatu tegevus neile, sest mitmed neist on teeninud oma igapäevast leiba kalurina. Ajal, mil Jeesus on heitud magama, tõuseb aga suur torm, mis on nii võimas, et lained katavad paadi. Jeesuse jüngreid valdab hirm, sest keset laineid ei ole kuhugi põgeneda. Ma jätan siin selle tuntud evangeeliumi loo jutustamise pooleli ja palun meil kõigil viia mõtetes ennast tormiselt Geneetsareti järvelt varasügisesele Läänemerele aastal 1944. Nõukogude okupatsiooni ja terrori eest põgenes sel aastal kümneid tuhandeid eestlasi, aga ka lätlasi ja leedulasi. Kui vaatame siiski pilti, mis statistikas või numbrites avaneb meile Eesti kohta, siis näeme, et terrori eest põgenes Eestist peamiselt Põhja- ja Lääne-Eestist ning saartelt, vähesel määral ka mujalt Eestist kokku hinnanguliselt 80 000 inimest. Peamiselt liiguti üle mere Soome ja Rootsi. Kesk- ja Lõuna-Eestist liikuma asunud põgenikud suundusid sõiduvahenditega mööda maad ka Saksamaa suunas. Soome jõudis meritsi hinnanguliselt 7 000 – 9 000 inimest, Rootsi paatide ja väikelaevadega 27 000 – 29 000 inimest ja Saksamaale meritsi ja maad mööda umbes 42 000 – 45 000 inimest. Laeva ja paadi põgenikest ei jõudnud paljud mitte kunagi sihtkohta, sest tuhanded uppusid Läänemeres. See on ka põhjus, miks me ei oska täna öelda täpselt nende inimeste arvu, keda puudutas vahetult see suur põgenemine. Evangeeliumist kuulsime jüngreid vallanud hirmust ootamatult järvel tekkinud tormi ees, kui nad paadiga, milles Jeesus õndsat und magas, järve lainetes purjetasid. Kui mõtleme 80 aasta eest toimunud suurpõgenemisele üle mere või ka maad mööda, siis milline oli see tunne või kui valdav oli see hirm, mis oli täitnud kodust sõja ja vägivalla eest põgenejate hinge. Selle hirmu osaks oli suur teadmatus ja kaotusvalu kõige mahajäänu suhtes. Jäeti ju maha mitte ainult isiklikud esemed või koduloomad, jäeti maha terved kodud, maha jäid lähedased pereliikmed, sõbrad, kaaslased. Teadmatus valdas sellegi pärast, mis ootas põgenejaid ees. Kas keegi üldse ootab neid? Kas nad leiavad peavarju? Kas leiavad leiba, ihukatet, tööd? Mure laste pärast, mure eakate pärast. Teadmatus, kui kaua kõik see kestab, kas pääsetakse tagasi või jäetaksegi põgenikena mööda ilma rändama. Teadmatus, kas jõutakse kohalegi. Hirm, et äkki saadakse kätte, äkki lastakse põhja. Palju oli ju uudiseid sellestki, et paadid uppusid sel teekonnal. Hiljem teame, et paate ja laevu pommitati.
Tänagi ei oska keegi täpselt nimetada hukkunute arvu. Kuigi 10 000 kasutasid põgenemisel teed üle vee, ei saa jätta täna tähelepanuta neid, kes maitsi pealetungiva vaenlase eest koos taganevate Saksa vägedega kaasa liikusid. Kes vabatahtlikult, kes kaasa võetult. Ka neid valdasid samad tunded, mis segunesid teadmatuse ja igatsusega mahajäetud kodu järele. Taas oli siingi hirm. Punaterrori eest põgenenud eestlaste hulgas oli esindajaid kõikidest ühiskonnakihtidest, nii haritlaskonnast, poliitilisest eliidist, vaimu- ja kultuuriintelligentsi kui ka külaeliidi hulgast. Kodust ja koguduste juurest pagenes repressioonide hirmus tuhandete teiste hulgas ka 72 Luteri kiriku vaimulikku, põgenes ka piiskop Johann Kõpp perega, põgenesid teiste Eestis tegutsenud kirikute ja konfessioonide liikmed, vaimulikud, töötegijad, juhid. Konsistooriumi arhiivis on piiskop Johann Kõpu käsitsi kirjutatud kiri 20. septembri 1944 kuupäevaga, mille ta endast maha jättis homme täpselt 80 aastat tagasi. Piiskop Kõpp kirjutab, tsiteerin: teatan, et kujunenud olukorras lahkun Eestist. Loodan, et ajutiselt. Minu aset täidab esialgu vikaarpiiskop Johannes Oskar Lauri ja tema lahkumise järel assessor Anton Eilart. Jumala rohke arm ja heldus olgu meie maa ja rahvaga ning kirikuga. Tsitaadi lõpp. Piiskop Johann Kõpp abikaasa ja tütrega lahkusid Eesti Kalurite Keskuse laevaga. Üle Eesti oli lahkujate seas ka tuhandeid koguduste juhatuste nõukogude liikmeid, kiriklike asutuste ilmiktöötajaid, koguduste tavaliikmeid ja usuteaduse üliõpilasi. Tormisel merel hukkusid sadade või tuhandete seas Luteri kiriku vaimulikest Tartu Pauluse koguduse õpetaja Arnold Jürgenson, Haapsalu Jaani koguduse õpetaja Konstantin Kütt, Rapla koguduse õpetaja Heino Mälk, Saaremaa mitut kogudust teeninud õpetaja Ernst Puussepp, Tallinna Kaarli koguduse 3. pihtkonna õpetaja Artur Soomre ja Halliste koguduse õpetaja Villem Uuspuu. Nii nagu pole Eestis ainsatki perekonda, kes jäid puutumata lähemalt või kaugemalt küüditamisest, ei leidu ilmselt Eestis ka perekonda või suguvõsa, kus pole ühtegi põgeniku leiba maitsnud liiget. Meil kõigil on võtta oma suguvõsast päris oma küüditamis- või põgenemislood. Jüngrid tundsid hirmu. Põgenikud Läänemerel tundsid hirmu. Hirm halvab, kuid see hirm, mis viis neid lainete peale, oli väiksem sellest hirmust, mis oleks võinud juhtuda siis, kui nad oleks jäänud. Kuid ka kõige hirmsamatel hetkedel on midagi, mis võib anda inimesele julguse edasi minna. On need kaunid mälestused, on see usk paremasse tulevikku. Kindlasti on ka kõige keerulisemates olukordades ja suures ahastuses julgem neil, kes teavad, et nad ei ole üksi. Jüngrid pöördusid magava Jeesuse poole, öeldes: Issand, aita, me hukkume. Küllap oli laintes ulpivates paatides ja ülerahvastatud laevades 80 aasta eest palju neid, kes kõige lootusetumal hetkel palveks käsi kokku pannes hüüdsid: Issand, aita, me hukkume. Nad siiski tundsid, nad ei ole üksi. Meie oleme täna siin kirikus, et meenutada neid raskeid aegu, mis lõhkusid perekondi ja purustasid unistusi. Oleme ka siin, et mälestada neid sadu ja tuhandeid, kelle teekond jäigi pooleli, kes ei jõudnud tagasi koju, kuid me usume, et nad jõudsid igavesse koju. Me oleme kogenud ajaloos
ühist hirmu. Nii need, kes läksid ja jõudsid turvalisse, kuid teadmatusse, nagu ka need, kes jäid mitte nii turvalisse, aga samuti teadmatusse. Nii maha jäänud kui lahkuma sunnitud tundsid ühist hirmu tuleviku ees. Kuid me tunneme ja tundsime ka ühist armastust oma maa, oma rahva ja keele vastu. Me oleme võtnud ka vastu sama armu Issandalt, kes külastas kõiki sügistormistel lainetel hulpinud paate, iga põgenike voori, nii varem kui ka hiljem iga küüdirongi vagunit, iga vangikongi ja laagribarakki. Jeesus, kes ruttas julgustama oma jüngreid ja vaigistama tormi, oli ka kõikides teistes paikades kohal. Ka nende juures, kes teda ei näinud, ei tundnud või ei tahtnud tunda. Ka nende juures, kes olid Jumalas pettunud, kes taganesid Jumalast pettudes oma usust, sest nii raske oli mõista seda, miks Jumal kõike seda lubab. Aga Jumal oli ikkagi kohal. Ta oli kohal, võttis vastu oma rüppega kõik need, kes vajusid külmadesse lainetesse, kes maeti tundmatutesse haudadesse kodust kaugel või kes jäid sootuks kadunuks. Jumal teab, kus nad on ja kus on nende viimne maine või veine ase. Seda hirmsam on näha, et kõik sarnane kordub Venemaa agressiooni ja sõja tõttu Ukraina põgenikega. Küll tahaks, et inimene õpiks oma vigadest, tunneks ära kurja ega annaks talle voli ega võimu. Paraku on karm tõde see, et diktaatoreid sünnitavad nende oma alamad. Hirm on see, mis aitab sellele kaasa. Ajalugu on meie rahvast õpetanud. Oleme ennast jalule ajanud, tormised lained on meist üle käinud, kuid me oleme paati jäänud. Meie hirm on olnud peletatud ja me julgeme oma tulevikule julgelt silma vaadata ja edasi kesta. Meie rahvas ei läinud ajalukku. Jumal tänatud. See, et oleme siin ja mitte ajaloo surnuaial, tähendab, et Jumalal on meie jaoks veel midagi varuks. Peame vaid seda uskuma ja selle usu kohaselt elama. Et olla ka edaspidi osa Jumala plaanist, ei tohi me teda eirata ega unustada. Peame oskama märgata Jeesust oma paadis, kelle poole hüüda, Issand, aita, et vastu pidada ja kesta. Kesta rahvana, kesta ristirahvana, kes austab ja mälestab oma esivanemaid, kuid kes ka õpetab oma lastele ja lastelastele, et ka kõige suurema ja tugevama hirmu võidab teadmine, et me oleme Jumalaga samas paadis. Aamen.
me tõuseme mälestuspalvele ja samal ajal süütame ka küünlad. Jumal, me palume sinu halastust ja armu neile, kes maailma vägevate tahtel kisti sõdivatesse vägedesse, kes võitlesid ja andsid oma elu uskudes, et teevad seda kodumaa vabaduse ja oma armsate eest. Neile, kes 80 aastat tagasi sattusid sõjakeerisesse ja püüdes päästa enda ja oma laste elu, jätsid maha oma kodud, oma lähedased ja asusid laevadega ohtlikule teekonnale üle sügisese tormise mere. Kõigile neile, kes sellel põgenemisteekonnal hukkusid. Neile, kes hukkusid põgenikuna võõral maal pommide all või haigustes. Neile, kes pidid oma elu uuesti alustama võõral maal võõra rahva hulgas, kes surid võõrsil, jõudmata tagasi oma isade maale ja isegi nägemata oma kodumaa taasiseseisvumist. Neile, kes ei kaotanud usku ja lootust ning võitlesid ka võõrsil lõpuni selle eest, et kodumaa okupeerimist ei unustataks, et kodumaa võiks kord jälle iseseisvaks saada. Neile, kes küll kodumaale jäid, kuid sõjasegaduses kaotasid oma omaksed, kes ootasid ja lootsid, et kadunud armsad ühel päeval taas tulevad, annavad endast teada, kuid surid, saamata teada nende saatust. Igavene rahu kingi neile, Issand sa, ja sinu elu valgus juhatagu nende teed igavikus. Aamen.
ja me tõuseme ühiseks palveks. Tänu sulle, kõigeväeline Jumal, et sa oled läbi ajaloo väga erinevate aegade vaadanud oma armastuse silmadega Läänemere äärsel maalapil elava üsna arvult väikse rahva, keda on hakatud kutsuma eestlasteks. Tänu sulle, et sina oled olnud selle riigi ja rahvaga, meie riigi ja rahvaga, ja oled viinud meid läbi ajaloo tormide, nii et me oleme alles jäänud. See on tõeline ime. Tänu selle ime eest. Vaata oma armuga meie peale ka aegades, mis seisavad ees. Hoia meie maad sõja ja õnnetuste eest. Lõpeta meie omavahelised nägelemised tühiste asjade pärast. Kasvata meid üksteise austuses ja kingi üksmeelt. Kingi südamesse tänulikkust kõige selle eest, mis meil on, ja õpeta väärtustama meile kingitud rahu ja vabadust. Aita meil sinu silmadega, Issand, näha ligimeste häda. Anna armastust kõigesse, mida teeme, ja alandlikkust teha seda sinu nime auks. Kingi tarkust ja jõudu neid aardeid kaitsta. Aita meil ausalt täita oma kohustusi. Ole toeks, kingi ustavust, tarkust ja jõudu kõigile meie riigi juhtidele ja kõigile neile, kes on rahvateenistuses. Me ei palu edu, vaid sinu õnnistust. Mitte vabanemist raskustest ja vaevanägemisest, vaid seda, et sa varjaksid meid pimeduse jõudude eest. Õnnista ja hoia. Kaitse igaüht, kelle jaoks Eesti on kodumaaks. Maaks, mida ta armastab ja austab ning ausalt teenida püüab. Hoia meie lapsi ja noori. Juhi ise nende teed, et meie maal ja rahval võiks olla tulevikku. Sinus, Jumal, on meie jõud ja tugevus. Aita meil alati sinu teedele jääda ja teha oma rahva elus ja igaühe isiklikus elus õiged valikuid. Ja me palume sind, taevane Isa, üheskoos sinu Poja, Jeesuse Kristuse õpetatud sõnadega. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle oma rahu, Jumala Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.
Austatud mälestusteenistusel viibijad! August Kailit on kirjutanud oma romaanis Üle rahutu vee, kuid detailgi lülitub suure tragöödia manu, mis on haaranud maailma nii võimsalt, et inimese elul, valul ja kannatusel pole enam mingit väärtust. 80 aastat tagasi toimunud sündmuste käigus olid Eestist sunnitud põgenema kuni 80 000 inimest, August Kailit nende hulgas. Ta lahkus Rootsi purjelaeval Triina ja jäi. Lahkujate kannustajaks oli hirm repressioonide ees, mis võib osaks saada neile endale või lähedastele. Inimesed olid keeruliste valikute ees, teadmata, mis saab minnes kodust ja lähedastest. Lootus ja lootusetus. Teadmatus, mis ees ootab. Võõras keel ja võõrad inimesed ning see, kas ta üldse kohale jõuab. Täna meenutame kõiki neid inimesi, kes olid sunnitud valikute ees, neid, kes pidid minema ning neid, kes jäid, hinges valu ja teadmatus. Samuti mälestame neid kuni 9%, kes ei jõudnudki kohale. Peamisteks sihtriikideks said põgenikele Saksamaa ja Rootsi, kust liiguti ka edasi, tihti meritsi, pannes oma elu ohtu üle Atlandi purjetamisel. Soov oli saada võimalikult kaugele Nõukogude Liidust ning sõjas laastatud Saksamaast. Suureks väljakutseks sai sulandumine uude ühiskonda, jäädes samal ajal ikkagi eestlaseks. Siin saab välja tuua meie diplomaadid, eksiilvalitsuse, erinevad eestlaste organisatsioonid, kultuuritegelased, üksikindiviidid, kelle tugi Eesti kultuuri ja väärtuste ülalhoidmisel, iseseisvuse taastamisel ning hiljem liitumisel rahvusvaheliste organisatsioonidega on olnud hindamatu. Või Olga Kistler-Ritso tegevused okupatsioonide ning Vabaduse muuseumi Vabamu loomisel, lähiajaloo mäletamiseks ning vabaduse eest seismisel. Ka tema pidi 21. septembril Saksamaale suunduva laevaga Eestist lahkuma. Suur aitäh ülemaailmsele Eesti Kesknõukogule nii tänaste sündmuste korraldamise kui kogu tegevuse eest vabaduse saavutamisel ja hoidmisel. Hoides meeles mineviku sündmusi, kõneleme tänase inimesega ning teeme kõik endast sõltuva, et sellised sündmused ei saaks kunagi korduda ning vabadus jääks igaveseks püsima.
Head kohalolijad. Mul on hea meel täna olla teiega siin, sellepärast et see teekond, mis on viinud selleni, et Eestis märgatakse üha rohkem neid asju, mis toimusid hilja ja mis toimusid tollel ajal, kui sellest ei tohtinud pärast 50 aastat midagi rääkida. See on see mälu, aga mälu on ka hing. Ja kui ma aastal 2010 avastasin, et enam ei tähistatagi kõiki sündmuseid, mis olid kas kurvemad või lõbusamad, siis mul tekkis mõte, et peaks seda uuesti Eestis üles tõstma, sest väliseestlased olid alati oma kurba päeva, septembrikuud 1944 tähistanud. Eestis hakkas see ära vajuma. 50 aastat olid oma tööd teinud. Aastal 2018 õnnestus see, et üle maailma Eesti Kesknõukogu tegi pigemalt niisugused paremad suhted Eestiga, tuli Eestisse. Ja see, et tuldi siia ja öeldi, et meie tahame, et oleksime sama osa, mis on väljapool eestlased, ka kodus, et me oleksime ühised. Räägiti küll neid sõnu, et jah, et me oleme ühine rahvas, kuid tegudes ta jäi tookord maha. Tänapäeval on teine lugu. 2018. aastal, kui alustasime Jaani kirikuga koostööd ja kui palusin peapiiskopi, et ta saaks teha siin sündmuse septembrikuus, mis jääkski pidama, oli see mulle suureks rõõmuks, et tuldi vastu. Ja see lootus, et 19. septembril tähistatakse seda ka Eestis, on peaaegu et täitunud. Ja veelgi rohkem, sellepärast, et käesoleval aastal võib öelda, et juba aasta otsa toimuvad suurpõgenemise tähistamised üle Eesti. Me helistame kirikukelli üle Eesti ja rahvas näeb ja tunnetab ehk seda ühist teadvust. Ja me oleme jõudnud veelgi kaugemale. Üle maailma Eesti Kesknõukogu on ja tema toimkonna liikmed on teinud suuri pingutusi, et avada mälestusmärki ja seetõttu ma tahaksin kutsuda siia Kristi Albere, kes on ülehomme avab mälestusmärgi Pärnus. Ta ütleb paar sõna selle kohta. Ja kõige lõpuks tahaks öelda, et me ikkagi väärtustaksime oma põgenikke ja nende vankumatut eestluse hoidmist. Kristi, palun, tule ütle paar sõna. Tahan teile teatada, et ausammas, mida me avame Pärnus laupäeval kell 3, on mälestus, tähistamine meie armsate sugulaste, inimeste ja sõpradele, kes on maetud paljud nüüd välismaa mulda. Nende hinged, nende südamed jäid alati Eestisse. Mina olen põgeniklaps, nii et ma mäletan seda meie Eesti ühiskonnas ükspuha, kus ma elanud olen. Selle ausambaga, mida südames hüüame puudutus, see saab avatud sümboolina, et tuua kuidagi nende südamed ja nende hinged tagasi Eesti mulda, kus nemad tahtsid olla. Suurem osa Eesti matuseid, kui keegi kadus, minu isa, minu ema, vanaema, vanaisa, onu, tädi ja kõik meie sugulased. Kõige kallim asi, mis sa said panna nendele hauda kaasa,
oli peotäis Eesti mulda, rukkilill ja mingisugune sinine, must ja valge Eesti lint. See kestis nendele, kuni nad surid, kas nad olid 100 või kas nad olid 90 või 70. Et see, nende süda jäi alati siia. Nii et seda me pühitseme teatud mõttes see nädalalõpp Pärnus, et nad on jõudnud kuidagipidi sümboolselt tagasi ja et see sümbool nendest 2 ilusast käest, mida Eloliiv on valmistanud, et see tekitab küsimusi ja tekitab huvi nende inimeste vastu ka. Nad ei olnud ainult statistika, nad olid hinged, kes elasid oma elu kõige paremini, kui nad said.